Et tere ka minu poolt. Minu ettekanne tuleb lühike ja konkreetne, samamoodi nagu on kõhuordi ultraheli läbiviimine. Minu nimi on Daniel Laisk, et olen radioloogia arst-resident oma õpingute lõpusirgel, et aasta pärast saab minust siis radioloog. Ja radioloog on siis see arst, kes peamiselt tegeleb piltuuringute vaatamisega ja tõlgendamisega teiste arstide jaoks. Ehk me oleme rohkem nagu selline taustajõud, aitame kirjeldada neid uuringuid ja anname oma arvamuse siis, et mis patsiendil võiks viga olla. Ja muu hulgas me siis viime läbi ka ultraheli uuringuid. Ja tegelikult see on ka nagu ainuke koht, kus me ise patsienti näeme, on ultraheli uuringut läbi viies. Aga nagu siit patsientide kogemuslugudest välja tuli, siis tegelikult radioloogil võib olla üsna tähtis roll kõhuaordi aneurüsmi leidmisel, sellepärast, et kõik patsiendid mainisid, et see on juhuleiuna leitud, et meie siis kas kõhu ultraheli tehes või kompuuteriuuringuid vastates näemegi siis neid kõhuaordi aneurüsme ja siis paneme konkreetse numbrina kirja, kui lai see on. Aga kõigepealt ma räägiks ka sellest, et miks minul arstidel on hea meel, et ma sain, et mulle kutsuti osalema selles sõeluuringu meeskonnas. Et meil haiglas töötavate arstidena kulubki suur osa tööajast patsientide aitamisel olukorras, kus nendega on midagi halba juhtunud juba, et kas nad on saanud südameinfarkti, mõni kasvaja leitud või siis kõhuaordi aneurüsm on ruptureerunud, rebenenud. Ja muidugi siin kohal kiidan oma kolleege, kes ka nendes olukordades suudavad väga hästi patsiente aidata. Aga tegelikult on ju patsiendil palju rohkem kasu, kui see haigus leitakse varajases staadiumis, sellele jõutakse varem jälile ja saab nagu halvema ära hoida. Ja just see tõttu, kuna patsient saab sellest kõige suurema kasu, siis minul arstina on ka kõige parem tunne panustada sellisesse projekti. Ja muidugi on ka põnev olla osa millestki uuest, mida Eestis ei ole varem tehtud ja vaadata, kuidas see kõik nagu välja mängib, kuidas see korralduspool on. Ja ei saa ka jätta mainimata, et uuringu läbiviimine on väga kerge nii patsiendile kui arstile. Et ei vaja see nagu erilist ettevalmistust patsiendi poolt ja radioloogile see võtab ka väga vähe aega, et kui muidu on tööpäev täis väga rasket tööd, siis vahelduse mõttes on väga hea teha kerget tööd. Siis mõne sõnaga sellest, mis asi ultraheli üldse on, et see ultrahelis siis me kasutame kõrgsageduslikke helilaineid, mis suunatakse siis läbi anduri patsiendi kehasse ja siis helile omaselt need siis peegelduvad organitelt ja kudedelt tagasi ja siis arvuti sünteesib meile ekraanile reaalajas pildi, et mis patsiendi kehas toimub, kuidas organid välja näevad ja kas seal on haiguslikke muutusi. Kõrval on ka illustreeriv pilt, et seal võib-olla kõige tähtsam osa ongi see andur, et seal see heli tekitatakse ja siis selleks, et see paremini saaks patsiendi kehasse levida, siis me paneme naha peale sellist veepõhist ultraheli. Ja siis rõhutaks ka seda, et ultraheli on organismile ja kudedele täiesti ohutu, sellepärast et see energia, millega see heli levib kehas on niivõrd väike, et see ei põhjusta kudede kahjustusi, rakkude kahjustusi. Ja siis siin on üks pilt, mida mina siis ekraanil näen, et selline lehvikukujuline must-valge pilt, kus enamus asju on hallid. Ja kui sealt ülevalt poolt hakata alla tulema, siis ongi seal kõigepealt nahk, naha aluskude, siis lihased, kõhukatted, siis juba kõhusisesed organid, maks alapoole tulles, siis on väiksemad veresooned, siis see suur must toru seal lülisamba ees, et see ongi kõhuaort. Ja see on ideaaltingimustes pilt. Ja nüüd seda uuringut, kõhuaordi aneurüsmi sõeluuringut tehes ma siis keeraks selle pildi risti ja võtakski kõige laiemas kohas mõõdaks selle aordi ära. Aga need on ideaaltingimused, et alati kõik ei ole nii selge, et ultrahelil on uuringumeetodina on teatud puudused ka ja üks puudus on see, et need helilained on väga mõjutatavad ka
teatud faktoritest, näiteks gaasist, et meil kõigil on sooles gaasi, et sinna me midagi teha ei saa. Ja kui see sooleling nüüd on seal kohe kõhukatete all ja seal on palju gaasi sees, siis kui need helilained jõuavad selle gaasini, siis kuna heli juhib palju halvemini gaas juhib palju halvemini heli kui pehme kude, siis need helilained lähevad segadusse ja põrkavad suures osas tagasi andurisse ja me tegelikult sinna gaasi taha midagi ei näe. Aga ka antud olukorras on teatud juhtudel võimalik ja ma oma patsientidel olen seda kasutanud, et kui niimoodi sujuvalt ultraheli anduriga survet tõsta, millega kõhule vajutada, siis on võimalik sooli eest ära lükata. Ehk siis peensooled liiguvad väga kergesti eest ära ja teatud määral on võimalik ka jämesoolt nihutada anduriga. Muidugi nad siis tulevad oma kohale tagasi peale seda manöövrit. Ja harva juhtub sellist asja, kus ma ei saagi öelda, et kui lai kõhuaort või kus see kõige laiem koht on, et ma ei ole täiesti kindel, kuna ma ei näe piisavalt. Seda juhtub väga harva. Ja nüüd on juba jutustatud küll, et ma näiteks teil ühte video, mida me tegime, siis kuidas üks kõhuaordi ultraheli välja näeb. Kõigepealt siis õde nagu võtab patsiendi vastu ja kontrollib tema isikukoodi nime, et saaks õigele patsiendile õige uuring. Ja patsient heidab selili, ultraheli keeli peale ja vaatame anduriga. Ja vahepeal tuleb tõesti natuke kõvemini vajutada, aga keegi ei ole otseselt kurtnud, et oleks valus. Siis saab jutustada patsiendiga samal ajal. Nii lühike see uuring ongi, natukene pikem päriselt, aga umbes nii lühike. Ja siis üks slaid ka sellest, et ma siin mingid tööd olen teinud siis alates maist, kui ma liitusin selle meeskonnaga, siis meie haiglas teostab mina ja veel üks kolleeg neid uuringuid. Ja siiamaani ma olen siis 62 uuringut teinud ja nendest 2 ma olen leidnud kõhuaordi aneurüsmi. Ja siis ühel juhul oli tõesti kõhuaort ei olnud piisaval määral hinnatav just selle soolegaasi tõttu ja patsiendil oli ka sooleoperatsioon tehtud. Et tal oli selline stoomikott keset kõhtu ja sealt ei andnud nagu kuidagi vaadata ümber, et mis seal toimub. Ja siis on veel muud leiud, et kuigi see on väga piiratud nagu uuring, selles mõttes uuringu maht, et ma vaatan ainult aorti, aga vahel ikkagi juhtub, et midagi jääb pildi peale ja siis ma mainin selle ära, kui see võib olla oluline, et üks näide oli, et anatoomilise iseärasusena on patsiendil olnud hoburaudneer, ehk siis, et neerud on keskjoonele omavahel kokku kasvanud koos, et see nagu selle kõhuaordi seisukohast ei ole üldse oluline, aga et kui keegi kunagi hakkab veel vaatama patsienti ultraheliga, siis ta teab, et mis see võib olla ja et see ei ole midagi muud paha. Aga vastupidi näiteks jah, et tõesti, kui me teeme kõhu ultraheli, ehk see on siin natuke suuremamahuline uuring, et siis me alati seal ka kõhuaorti hindame. Ja kõhu ultrahelisse inimesed satuvad üsna tihti erinevatel põhjustel, et kas sapikivisid küsitakse või midagi muud. Nii. Ja kokkuvõtteks ma ütlekski, et ma kutsun tegelikult kõiki osalema see kõhuaordi aneurüsmi sõeluuringul ja ka muudel sõeluuringutel, kui võimalus avaneb, et siis praegu Eestis kehtivates sõeluuringutes meestel on võimalik jämesoole vähi sõeluuringus osaleda, et kindlasti ka sellest osa võtta. Ja ultraheli uuringu teostamine on kerge ja ohutu ja ei põhjusta patsiendile mingit ebamugavust. Ja see ongi minu poolt kõik, aitäh!